Einar ja Elo Ellermaa, isa ja tütar, palju õnne teile. Ma usun, et tänane päev oli teile väga tähtis. Jah, ma ei ole varem raamatut esitlenud ja täna esitlesin raamatut, mille ma kirjutasin koos isaga. Ma arvan, et seda ei juhtu enam kunagi, et ma koos isaga mõne raamatu kirjutan ja seda esitlen. See raamat saavutas kirjanduskonkursil bestseller 2015 3. koha ja oluline on see, et valisid selle välja lapsed ehk žüriis olid lapsed. Einar, sa tahtsid kunagi ammu juba neid lugusid raamatuks teha, aga see, et lapsed leidsid, et see on väärt raamatuks teha, ma arvan, et sa oled väga õnnelik nüüd ja pinged on maas. Nojah, eks me püüdsime mõelda, kuidas olla lastele meele järele. Et loomulikult on sealt otsitud välja selliseid põnevamaid seiku, mis laste elus juhtuvad, samas on ka see täiesti tavaline maaelu. Ja kui see raamat nüüd ilmus, siis meil meenus ka terve rida sündmusi, isegi seikluslikke, mis sealt välja jäi. Ühe ma võin siin rääkida, mis mind täiesti kohutas, kui ma tulin linnast, sõitsin siis vanaema juurde, kus Elo oli. Küsin, kus Elo on. Vanaema ütleb, et Elo läks lilli müüma linna. Ja siis läks oma vanema sõbrannaga, olid korjanud ämbri lilli täis ja läinud linna. Ma ikka ehmatasid, et selleks peab ju luba olema ja telefone ju polnud, et siis jooksin jalgsi linna siis ja lapsed tulid mulle vastu, nad olid üleni jäätisega koos kuni kaelani, see tilkus, nad olid siis kogu raha realiseerinud juba, mis nad lillede eest said. Aga siis Elo oli ju nii väike, et ta ei tundnud veel rahanumbritki, aga siis see sõbranna oli 5 aastat vanem. Tema sai aru, et nüüd on 2 jäätise raha käes, kui ütles Elole, et ma olen nüüd poodi jäätist tooma, sa müü lilli edasi. Elo jäi siis sinna kaubamaja trepi peale oma lille ämbriga istuma. Ja siis tuli üks tädi, küsis sealt, ma ei mäleta, mis lillide see osta küsis ja Elo hakkas nutma, ütles, et ma ei tunne raha. Ja siis tädi ütles, et sellest ei ole midagi, ära kurvasta, ma võtan endale ise tagasi. Väga armas lugu. Kas Elo ise mäletad seda? Mäletan kusjuures seda küll jah, et me käisime turu kõrval müümas lilli ja mul oli ka jalg tudises all, kui ma müüsin, sest ma polnud ju varem midagi sellist teinud. Aga lõpp ja kõik hea. Aitäh teile ja veel kord palju õnne!